7. oktoober oli kõigi nende juttude täitumine, kõigi nende asjade, mida nad on kaua aega tahtnud Iisraeli juutidega teha. Ma vihkasin sind varem. Seda ta ütleski mulle. Ta ütles, Fleur, ma vihkasin sind varem. See mees, kes 2 aastat tagasi ekraani peale sülitas ja vandus, kannab täna tätoveeringut, millel on tema lapse, ema ja venna nimed. Teised on ülevalpool. Tere kõigile! Olen sel nädalal siin Kufi konverentsil Christian United for Israel ja kohtun kõige huvitavamate inimestega. Mul on täna au rääkida uue sõbraga. Tema nimi on Michael Gamal. Teda tuntakse Instagramis ja sotsiaalmeedias nime all kopti kristlane. Ta on sisulooja ja eestkõneleja ja seda ütles ta mulle, kui me esimest korda kohtusime. Michael, tere tulemast! Ma vihkasin sind kunagi. Seda ta ütles mulle. Ta ütles, Fleur, ma vihkasin sind kunagi ja ma küsisin, miks? Sa käisid Piers Morgani saates lakkamatult peale. Sina ei jätnud midagi tegemata, et neile meelde tuletada 7. oktoobril toimunud õudusi ja miks te seda sõda peate ning et see pole tegelikult ainult Iisraeli võitlus. Iisrael on alles algus. See on tõesti võitlus inimtsivilisatsiooni eest. Aga sel hetkel, Michael, sa vihkasid mind selle väite esitamise pärast. Räägi meile, kuidas sinust sai inimene, kes vihkas Iisraeli pooldajaid nagu mina ja nüüd oled ise Iisraeli toetaja. See on päris suur muutus. Ja see ei võtnud sul väga kaua aega või siiski? Tegelikult võttis see mul umbes 20 aastat, jumal küll. Ja. Alates 2006. aastast kuni 2024 aastani olin ma tõesti lihtsalt vilets antisemiit. Ja ma ütlen seda nüüd, aga tol ajal ma ütlesin, et ei, ma olen sionismi vastane, aga tegelikult olin ma antisemiitlik. Räägi meile siis oma taustast. Kust sa pärit oled? Kust su pere pärit on? Ma sündisin Massachusettsis kopti kristlastest vanemate peres. Mu isa on pärit Kairost, mu ema on pärit Aleksandriast. Kopti kristlased on Egiptuse, selle maa kristlased. Põlisrahvusest kristlased. Selle maa põlisrahvusest kristlased. Ja seepärast koheldakse meid seal kohutavalt. Ja mu vanemad, nad võtsid kodumaalt kaasa oma õppetunnid, aga nad ei sisendanud neid mulle eriti, sest üles kasvades ei olnud Araabia-Iisraeli konflikt meie vestlusteema. Aga kui ma lõpetasin keskkooli ja läksin Californias ülikooli, siis kohtasin esimest korda palju araablasi ja moslemeid Ameerika Ühendriikides. Ja see oli ka esimene kord, kui tundsin kuuluvustunnet, sest sama keel, sarnane immigrandi lugu, sa mõtled, et need on minu inimesed. Jah, ma tõesti tundsin kuuluvustunnet. Aga mis kohe silma paistis, oli äärmuslus. Ja ma mäletan, et üks palestiinlane õigustas mulle enesetapurünnakuid täiesti tõsise näoga, ilma kõhkluseta. Ma lihtsalt küsisin temad küsimusi. Ma olin oma poliitilise teadlikkuse alguses ja esitasin küsimusi ühe vesipiibu baari ees. Ma ütlesin, et me tahame ju 2 riiki, eks? Ja tema vastas, absoluutselt mitte. Tead, ainult üks riik, Iisraeli, pole olemas. Ma küsisin, et aga kuidas on lood terrorismi ja tsiviilisikute kahjustamisega? See on ju vale. Ja tema ütles, et Iisraeli tsiviilisikuid pole olemas, sest nad kas hakkavad teenima Iisraeli kaitseväes, teenivad praegu või on juba teeninud. Nii et isegi 2-kuune beebi on õigustatud sihtmärk. Täpselt nii. Ja nii ma valisin midagi, mis minu arvates tagaks mulle mõõduka vastuse. Ja ma küsisin temalt, aga enesetapurünnakud on ju ilmselgelt valed, eks? Ja ilma hetkegi kõhklemata vaatas ta mulle otsa ja ütles, Habibi, see on kõik, mis meil on. Wow. See on kõik, mis meil on. Ja sel hetkel hakkasid mu peas häirekella telisema, sest see on hullumeelne. Mulle öeldi, et see ei ole see, mida keskmine inimene tunneb, et see on ainult marginaalne vähemus. Ja siis mul oli vaja otsustada, aga ma kauplesin iseendaga, ma ütlesin, et nad ei mõtle seda tegelikult tõsiselt. Nad on lihtsalt vihased, kui nad sellest räägivad. Ja tead, sa suudad nad mõõdukamaks muuta. Aga tegelikult juhtub täpselt vastupidine. Kui sa oled nii kaua äärmustuse keskel ja ei räägi selle vastu, siis muutud ise ka äärmuslikuks. Ja minu seisukohad muutusid iga kuu ja aastaga aina äärmuslikumaks. Ma olin alguses inimene, kes oli põhimõtteliselt 2 riigi lahenduse pooldaja. See oli tavaline seisukoht. See oligi norm. See oli oodatud norm. See oli oodatud norm. Sa eeldasid, et nemad tahavad seda ja meie tahame seda. Aga see on tegelikult väga vägivaldne ja verejanuline liikumine. Ja ma sooviksin, et saaksin öelda, et see on teisiti, aga tegelikult ongi nii. Ma olen kuulnud inimesi õigustamas kõige hullemaid asju ja mitte ainult õigustamas. Aga kui miski on nii ilmne ja me näeme, et see juhtub ka täna, siis tekivad vandenõuteooriad, mille eesmärk on kas vastutust hajutada nende tegelike süüdlaste pealt või suunata süü Iisraelile.
nii et kui Iisraeli rünnatakse, siis on see Iisraeli enda süü. Kui kusagil välismaal toimub islami terrorirünnak, siis tegelikult korraldas selle Mossad ja see on valelipuoperatsioon. Nad tegid seda Iisraeli pärast. Täpselt. Nii et on väga mugav viis süüdistada kõigis hädades Iisraeli ja sisuliselt juute. Jah, sest nende mõttemaailm töötab nii, et ükskõik mis juhtub, Iisrael peab olema süüdi. Sa jõuad kõigepealt järelduseni ja siis hakkad tagantjärele seda õigustama. Ja see olid sina? Jah, see olin mina, sest sulle õpetatakse, et Iisrael on kõige suurem ebaõiglus. Ja kas sa oled kunagi tähelepanu pööranud retoorikale, mida nad neil protestidel ja mujal kasutavad? Jah. Sa tegelikult ei kuule kunagi sõna rahu. Ei. Mitte kunagi. See ei ole see, mida nad tahavad. Nad kasutavad sõna õiglus, mis kõlab väga üllalt ja roosiliselt ning maalib väga ilusa pildi. Aga me nägime tegelikult, milline on nende arusaam õiglusest 7. oktoobril. Ja see on midagi, millest nad omavahel räägivad, nagu see on see, mida me tahame teha. Nagu 7. oktoober oli kõige selle täitumine, millest nad on rääkinud ja mida nad on tahtnud Iisraeli juutidega teha juba väga pikka aega. Kas nad tähistasid, Michael? Nad tähistasid, mina tähistasin. Sina tähistasid? Jah, algusest rõõmustasin. Ja mida sa siis tundsid? Mis tunnes oli? Nad saavad lõpuks õiglust. Me maksame neile lõpuks kätte, seda ma tundsin. Ja millal hakkasid need asjad sind häirima? Millal täpselt? Mala? Isegi kui sa näed, kuidas imikuid röövitakse, sa rõõmustad. Sa näed, et naisi vägistati, sa rõõmustad. Sina ja su sõbrad rõõmustate. Sellest ma sain teada alles hiljem. Õige. Et kui hakkas ilmuma teavet, et terved perekonnad rööviti, naisi vägistati, siis see on juba liiga kaugele mindud, sest sellelt poolt saab õigustada massimõrva. Saad õigustada iga Iisraeli mehe või naise tapmist, sest nagu ma ütlesin, nad kas hakkavad teenivad või on teeninud Iisraeli kaitseväes. Punane joon ja nad teavad, et see on Ameerika publiku jaoks väga tundlik teema, on seksuaalne vägivald. Mitte mingil juhul ei saa seksuaalset vägivalda õigustada ja nad teavad seda. Ja nii töötabki propagandamasin, öeldes, et sa ei saa midagi uskuda, see on kõik vale, tead küll. Kuigi nad filmisid selle üles. Õige. Ja siin on mu tõesti vedanud, sest ma tänan Jumalat oma vanemate eest. Mul olid kogu elu sionistidest vanemad, mis on väga erinev. Nii et sa mässasid oma kristlastest, araablastest, sionistidest vanemate vastu. Õige. Jah, ma tegin seda. Ma tahtsin uskuda, et nad on lihtsalt islamofoobsed, et nad kannavad endaga kaasa neid, tead küll, vananenud ideid oma päritolumaalt ja projitseerivad oma traumat mulle. Ja Ameerikas on asjad teistmoodi, kõik tahavad sama asja, asjad on teistmoodi. Neil oli täiesti õigus ja ma eksisin täielikult. Ja millal, kui sa ütled, et seksuaalne vägivald oli sinu ja võib-olla ka Ameerika publiku jaoks punane joon, millal sa said aru, et see ei olnud vale? Või millal sa hakkasid mõtlema, et võib-olla olen ma siin valel poolel? Sa ütlesid, et su vanemad saadavad sulle asju. Mu isa käis minuga lõunal, ta palus nendega lõunale minna. Ja mu isa oli tegelikult araabia keele tõlk merejalaväes ja mereväes Iraagis. Niisiis operatsioon Iraagi vabadus aastatel 2003 kuni umbes 2010-2011. Nii et su isa oli merejalaväes? See oli tegevteenistus, kaitsetöövõtja. Wow. Ja siis ta ütles mulle, et kuule, ma olen kuulnud sellest, mida sa internetti postitad ja su ema on mulle rääkinud, et sa oled öelnud, et pead seda minu käest kuulma. See, mida Hamas tegi iisraellastele, on täpselt see, mida ma nägin iraaklasi tegemas teiste iraaklastega Iraagis ja mis lõpuks sai ISISeks. Ning mida nad tegid šiiadele, kristlastele ja ka mõõdukatele sunniitidele, kes nendega ei nõustunud. Vägistamine ja moonutamine. See on nende tegutsemisviis. See ei ole ainult juhtunud, ma olen seda oma silmaga näinud ja ma tean, et see on nagu nende kaubamärk. See on kaubamärk. Õige. See on tegutsemisviis ja sa uskusid teda sel hetkel. Jaa. Ja millal hakkas sulle vaikselt kohale jõudma, et sind ümbritsevad äärmuslased, et sa oled justkui ise ka üheks neist saanud, kuigi sa oled hea inimene, sa ei taha selline olla? See oli mitme hetke kuhjumine, aga üks suur hetk, millest ma tihti räägin, on see, mis isegi praegu meenutades viib mind tagasi sinna olukorda. See oli sama aasta oktoobris. Mõned nädalad hiljem olin ma San Diegos koos oma tollase tüdruksõbra ja meie sõpradega ning me jalutasime baarist baari. Käisime baarides ja jõudsime punase tule juurde. Ja kui me ootame punase tule taga, on seal kõrval umbes 4,5 jala kõrgune mingi tehniline kast või midagi sellist. Ja sellel on pantvangide plakatid. Jaa. Ja ma vaatan neid pantvangide plakateid ja kõik, millele ma mõelda suudan, on internetis nähtud videod inimestest, ma arvan, et Torontos või New Yorgis, kes rikuvad neid plakateid. Pantvangide umi. Ja ma mõtlesin selle peale ja mingil põhjusel oligi see ainus asi, millele ma suutsin mõelda.
Ja see oli kõige rohkem kehavälise kogemuse moodi, mida ma eales tundnud olen. Tundus nagu veri mu soontes oleks aurustunud. Ja ma mäletan, et vaatasin plakateid ja ütlesin endale, see oli minu sisemine dialoog. Ma ütlesin, et sa võid olla tõeline sitt selle eest, mida sa toetad, aga sa ei ole nii suur sitt, et sa kunagi rikuksid pantvangide plakateid. Ja siiani paistab see endiselt silma kui üks kõige julmemaid asju, mida ma olen näinud. Tead, jah, füüsiline vägivald ja kõik see, aga plakati maharebimine, see nõuab enneolematut julmust teha midagi sellist inimesele, keda sa isegi ei tunne. Ma mõtlen, kujuta ette, kui teeksid seda näiteks kadunud koerapildiga. Sa tead, seda pole kunagi juhtunud. Sind nimetatakse koletiseks, sind tõrjutakse ühiskonnast välja, sind häbistatakse. Miks sa ei tahaks, et süütud inimesed koju tagasi tuleksid? Õige. Ja just siis, ma tol hetkel ei teadnud seda, aga just siis hakkasid asjad lagunema. Vau. Ma avastasin, et muutun oma poole suhtes üha rohkem frustreerituks ja vihaseks, sest nad tõid mängu veelgi vastikumaid isiksusi nagu Candice Owens ja Andrew Tate, keda ma olin alati põlanud, sest ma nägin neid petistena. Yeah. Nüüd on nad samal poolel kui mina ja ma pean ümber hindama, et kes ma siis olen. Nagu. Kas ma olen nagu... Kas minus on need omadused, mis panid mind neid vihkama? Kas ma olen see, mida ma vihkan? Wow. See on päris kõnekas, et sa sellise vaimse teekonna läbi tegid. Millal sa siis teisele poole välja jõudsid? Sest see pidi ju probleem olema. Protsess. See oli väga pikk protsess. Tead, alguses 2024 aasta suvel olin ma lõpuks vaimselt alla andnud umbes 2024 aasta mais, kui ma võtsin kõik oma isiklikult lehelt maha. Sa ei näinud isegi minu nime minu isiklikul Instagrami lehel. Seal oli lihtsalt kirjas Vaba Palestiina. Iga teine postitus oli Palestiinast. Wow. Mul polnudki tegelikult muud isiksust peale selle. Ja ma arvan, et sa esindad paljusid inimesi, kes ongi selle omaks võtnud kui oma isiksuse. Ja inimesed tuli minu juurde, sest ma olen suhteliselt sõnaosav inimene. Ja ma suutsin ratsionaliseerida ja intellektualiseerida asju, mida nemad ei suutnud. Et see tegi minust omamoodi isegi natuke ohtlikuma inimese. Sa olid nende jaoks hea sõdur. Yeah. Sest sa ei olnud rumal. Õige. Sa oled tark, nii et sa suutsid tegelikult seda poolt argumenteerida. Ja see on tead palju üksikute juhtumite valikuline väljatoomine ja nende esitamine mustrina, kuigi tegelikult on need pigem erandid reeglist. Aga tegelikult, kui ma sellest lahti lasin ja mõneks ajaks neutraalseks jäin, tõesti umbes 3 nädalaks olin ma neutraalne. Sa olid nagu, ma ei vali poolt, tõde on igal pool. See oli peaaegu nagu terve mõistuse tunne ja normaalsus hiilis vaikselt tagasi minusse ning ma suutsin asju näha ja neile reageerida natuke objektiivsemalt. Noh, sa deradikaliseerisid end ise, mis on väga haruldane, et keegi seda ise teeb. Ja kas mingil hetkel mõtlesid sa, et okei, vaatame, millest iisraelased räägivad? Tead, ma pean ühele inimesele au andma. Talile, mitte Talonistornile. Ei, mitte Tallorenile, kuigi ta on suurepärane, ma armastan teda. Nii et suur tänu Talile, sest ta on minu vastu imeline olnud. Yeah. Born Traveling Israel Channelist. Yeah. Mulle väga meeldib üks asi, mida ta ütles. Ma mäletan, et tema videod lihtsalt mängisid mu taustal. Ta ütles, et enne kui araablased lükkasid tagasi 1947 aasta ÜRO jagamisplaani, polnud ühtegi araablast sunnitud oma kodudest lahkuma. Neid polnud võitlustes välja aetud ega pidanud tõgenema ega midagi sellist. Yeah. Mingil põhjusel ei tulnud mulle kogu selle aja jooksul kordagi pähe seda kaaluda. Nii et nemad... Teisi sõnu ümberasumine algas siis, kui sõda algas. Õige. Ühtegi araablast ei sunnitud oma kodust lahkuma ega pidanud põgenema enne, kui nad ise alustasid omal valikul alustatud genotsiidisõda. Ja see on olnud korduv muster. Wow, okei. Millal sa siis hakkasid end harima? Asjad muutuvad. Sa muutud vähem radikaalseks. Kas sa muutud selle tulemusena õnnelikumaks inimeseks? Noh, ma räägin sulle ühest hetkest, mis pani mind lõpuks sionistikust kapist välja tulema, tead. Sa tead, me kohtusime eile õhtul korraks ja ma ütlesin sulle, et hakkasin sünagoogis käima. Ja, nii et sa hakkasid käima sünagoogis, kopti kristlane. Ma kõndisin šabati ajal sünagoogist välja. Okay. Ja ma lülitan telefoni sisse ning saan sõnumi oma sõbralt, kes on palestiinlane. Ja mina nagu, neil pole aimugi, mis toimub. Nii et sa teed seda kõike salaja. Neil pole tõesti aimugi, mis toimub. Ja ta saatis mulle video. See on YouTube'i video, ma ei klõpsanud sellel, ma nägin pealkirja. Ja see oligi see, mis pani mind plahvatama. Seal oli kirjas, seal oli midagi Hitleri kohta Palestiinas. Ja tema tekst video kohal oli, kas tema teadis midagi, mida meie ei teadnud. Teisisõnu. Nüüd kasutab ta Hitlerit kui usaldusväärsuse allikat.
ja selle aja jooksul alates umbes maist 2024 kuni selle hetkeni, kui ma selle sõnumi sain, mis oli vist märtsis, olin ma järk-järgult oma sõpradest eemaldunud, ei suhelnud enam nii palju. Nad tundusid mulle võõrad, kuigi olin neid peaaegu 20 aastat tundnud. Aga kui ma seda sõnumit nägin, murdusin ma täiesti. Ma täiesti murdusin, sest olin just tulnud Shabbatilt koos kõige armsamate ja lahkemate inimestega. See on peamiselt eakatest koosnev kogudus. Ja ma ütlen sulle, et kui ma esimest korda sünagoogi sisse astusin, nägi üks proua mu Bostoni tätoveeringut ja ütles, sa oled nii kena poiss, miks sa endale nii tegid? Kõlab nagu juudi ema. Nad on nii armsad. Ja siis jõuan ma selle sõnumini, mis palub mul nagu mõelda. Armastusel. Armastus, viha. Ta on tõesti palunud mul mõelda, kas Hitleril oli õigus või mitte. Ja ma olin nagu, ma ei suuda seda enam teha. Ma ei saa elada nii, et üks jalg on mu eelmises elus ja teine siin. Ma olen nagu oodanud neid hetki ja see ongi see hetk. See on Jumal, kes ütleb mulle, et ma pean sellest välja astuma. Ja nii ma katkestasin sõna otseses mõttes kõigi oma sõpradega suhtlemise, blokeerisin kõik. Ja siis järgmisel päeval, tegelikult see oli juba samal õhtul, istusin ma oma diivanil ja mõtlesin, mida ma just tegin. Sina. Sa ütlesid oma sõpradele. Ei. Sa lihtsalt tõmbusid eemale. Miks üldse vaeva näha? Sa ju tead. Ma olen sinuga. Muide. Kui sa leiad, et miski on mürgine, siis lihtsalt astu eemale. Sa ei pea sellest suurt numbrit tegema. Lihtsalt astu eemale. Jah, sest kui ma neile ütlen, mis ma siis olen, Sa ei taha vastasseisu, sa ei taha seda. Ja miks ma peaksin neile andma võimaluse mind veenda, et ma eksin ja peaksin jääma? Sul on 100% õigus. Okei. Nii et sa hakkasid end sellest keskkonnast, nendest inimestest eemale tõmbama. Ja millal sa siis tegelikult rääkisid avalikult sellest, et sa pole enam lihtsalt mitte vihkaja ega sionist? Põhimõtteliselt nii oligi nagu tol ööl. Nii et sel ööl, kui ma kõik oma sõbrad blokeerisin, panin ma oma isiklikule lehele üles selle pööraselt tika isikliku ülestunnistusvideo. See on siiani üleval. Seda pole eriti paljud näinud, aga see on peaaegu 20 minutit tikk. Ja see oli ka nagu selgitus minu juudi ja Iisraeli sõpradele, keda ma selleks ajaks olin leidnud, et kuulge, te peate seda minu kohta teadma, et see on minu minevik. Ja siis oli see suunatud minu alles jäänud sõpradele, oma sõpruskonnale, et kuulge, nii ma tunnen, kui teile see ei meeldi, siis võite minema kendida. Ja kui see on teie jaoks okei, siis ma olen siin, et harida. Ja ma mäletan, et hiljem samal õhtul istusin oma diivanil ja mõtlesin, mida ma just tegin. Ma muutsin oma elu täielikult. Sa lõhkusid oma elu. Ja mul pole aimugi, mis edasi saab. Sa lõhkusid oma varasema elu. Seda sa tegidki. Ja mul oli mõned juudi ja Iisraeli sõbrad. Sa ütlesid seda, aga sa tegid nii, nagu viskaksid granaadi ja ütlesid Sarah. Ja mul polnud aimugi, mida oodata. Ja nii, mul oli sel hetkel mõned Iisraeli sõbrad, aga ma mõtlesin, et ainus asi, mis on üksildasem kui sõprade puudumine, on see, kui sul pole kogukonda, kes hooliks samadest asjadest nagu sina. Nii et alguses tegin ma selle lehe lihtsalt selleks, et mitte end üksikuna tunda, lihtsalt selleks, et mul oleks kogukond. Ja ma kaalusin lihtsalt tehisintellekti videote tegemist ega tahtnud eriti oma nägu näidata. Aga üks asi viis teiseni, ma kohtusin oma sõbra Chagitiga, Chag Shaffiga, nii et kui ta seda näeb, siis tervituse Chagitile. Ta julgustas mind tegema sellest videost lühendatud versiooni, 5 minutit 20 asemel ja selle internetti üles panema. Ja see oli esimene kord, kui keegi minust kuulis. Ta tõi mind tõesti maailma nagu aktivismi maailma. Ja sellest ajast peale olen ma iga päeva nautinud, tõesti, absoluutselt. Kuidas sa end tunned? Kas sa tunned kergendust, oled kergem? Kas sa tunned end teisiti võrreldes sellega, kuidas sa tundsid, kui arvasid, et teed teisel poolel õiget asja? Sest mingil hetkel pidid sa tundma, et võitled palestiinlaste õigluse eest. Kuidas see tunne erineb, kui sa saad aru, mida ma üritan küsida? Ma ei saa öelda, et tundsin, et kõik, mida ma varem tegin, oli õige. Ja see on omamoodi veider. Samamoodi nagu Jaakob maadles Jumalaga enne, kui ta sai nimeks Iisrael, oli ka minu tegemistes midagi sellist, mis ei tundunud tingimata vale, sest ma tõesti uskusin, et võitlen õige asja eest. Aga tundus, et ma tegutsesin justkui vastu sellele, kuidas asjad pidid arenema. Nagu ma poleks pidanud siin olema. Et Jumal üritas mulle justkui öelda, et see ei ole see koht, kus sa peaksid olema, et sa ei saa siin edukaks. Õige, sa ei tee siin seda, mida sa tahad, et ma teeksin. Kas see oli nagu sisetunne, mis sul oli, kui sa selle poole eest võiklesid? Kas sul oli sisetunne, mis ütles, et ma pole kindel, kas see on see, mida ma peaksin tegema? No tunned seda tihti, sest sa pead pidevalt õigustama seda, mida ei saa õigustada. Ja see ei ole ainult füüsiline vägivald, millest ma räägin. Ma mõtlen, et sa pead õigustama kõige ilmsemaid valesid. Sa pead teesklema, et nad ei valeta sulle otse näkku. Näiteks nagu see, et juudi rahval pole mingit seost Iisraeli maaga. Sellised asjad. Kui sinu eesmärgil oleks tõepõhi all, siis sa ei tunneks vajadust nii palju valetada.
sa teadsid, et sa valetasid, aga sa tundsid, et see oli tol hetkel eesmärgi nimel õigustatud. Oli aegu, kus ma kindlasti teadsin, et ma levitan ideid, mis olid valeuudised, absoluutselt. Aga siis oli ka sellist propagandat, mis oli nii räige, et ma ei suutnud end sundida seda tegema. Sa teadsid isegi, et võiksid. Jah, ma mõtlesin, et see on lihtsalt liiga ilmne. Ja siis, kui sa tegid selle otsuse, kui sa tulid valguse poolele. Jõu poole. Kas sa tunned veel selliseid tõmbeid? Või äkki pole ka see päris 100% õige? Ei. Või tunned, et oled nüüd selles täiesti sees? Esiteks tunnen, et olen täpselt seal, kus Jumal tahab, et ma oleksin. Täpselt seal. Ja Iisrael ei vaja kunagi, et ma nende eest valetaksin. Iisrael on väga avameelne, kui ta teeb midagi valesti. Minu arvates läheb ta mõnikord isegi natuke liiale, et viga parandada, tead. Võtame näiteks selle, kui sõdur rikkus kuju ära. Mul olid juudid valmis selle mehega võitlema. Nad tahtsid selle mehega võidelda, tead. See oli meile väga kahjulik ja see ei esinda meid, ei meie tundeid ega seda, kes me riigina oleme. Nii et see ärritas meid väga. Aga see, kuidas Iisrael ja juudi kogukond reageerisid, on midagi, mida ma pole teiselt poolt kunagi kogenud. See oli esimene kord, kui ma nägin vastutuse võtmist ja olukorrale vääriliselt reageerimist. Sest kui kopti kristlasi jõhkralt tapeti nende kirikutest. Islamistide poolt minu sõbrad olid esimesed. See on see pea seda meeles. Need on minu sõbrad, kes mulle seda räägivad. See ei ole nagu... Ja mida su sõbrad sulle räägivad, kui sinu enda rahvast Egiptuses jõhkralt tapetakse? Süüdi on juudid, süüdi on sionistid. Nad üritavad tekitada fitnat Egiptuse moslemite ja Egiptuse kristlaste vahel. Neile, kes seda sõna ei tea... Nad ütlevad siis, et sionistid tegid seda. Yeah. Selleks, et teha moslemitele halba mainet. Jah, et tekitada hõõrumist kristlaste ja moslemite vahel. Isegi kui sa teadsid, et see oli vale, sinu vanemad ütlesid sulle vastupidist. Loomulikult. Kuidas su elu nüüd on? Ma mõtlen, sa oled hoopis teises kohas kui 2 aastat tagasi. See on, paremate sõnade puudumisel ma võiksin öelda, et mu elu on üsna hullumeelne, aga heas mõttes mulle tõesti meeldib see, mida ma teen. Ma ei oska seda paremini väljendada, ma tõesti armastan seda, mida ma teen. Ja see annab mulle palju rahundust. Ma poleks kunagi arvanud, et kohtun sinuga või et räägin sinuga, kellegagi, keda ma kunagi internetis vihkasin, tead. Ma tahaksin teada, mida sa ekraanile karjusid, kui ma ekraanil olin. Ma soovisin, et sa jääksid vait. Ausalt. Jää vait. Lihtsalt lõpeta, tead. Aga see oli sellepärast, et sa olid nagu pitbull. Nagu sa poleks lasknud maailmal unustada, mis juhtus. Ja see on osaliselt põhjus, miks ma tegin endale tätoveeringu, Pibase perekonna tätoveeringu, sest tead, paljud inimesed ei tea. Ma olen suhelnud inimestega, kellel pole aimugi, mis juhtus 7. oktoobril. Näita meile. Näita kaamerale, kui saad. Nii et see mees, kes 2 aastat tagasi ekraani peale sülitas ja vandus, täna on tätoviiring nende nimedega. Ma ei saa kogu tätoveeringut näidata. Siin Pibas... Bibi. Ja tema ema ja vend. Teised on üleval pool, aga ma treenin käsi palju, nii et särgivarrukat on raske üles käärida. Sul võib seda vaja minna, et end kaitsta nende inimeste eest, kes sind nüüd vihkavad. Ja. Kas sul on olnud väga tugevat negatiivset vastureaktsiooni? Jah, keegi võttis ühe minu pildi ja pani selle kohale punase kolmnurga. Issand. Ma ütleks, et see pole olnud nii hull. Kas su sõbrad on püüdnud sulle kuidagi haiget teha? Need inimesed, kes teavad, kus sa elad? Haiget teha? Ei, aga ma teen ka kõik endast oleneva, et end kaitsta. Okei, hea. Nii, et nad ei tea näiteks, kus ma elan. Mu sõbrad, selleks ajaks, kui ma neist lahti lasin, olin mina kolinud ja nemad olid kolinud osariigist välja üle kogu riigi. Nii, et ma olen alati hoidnud end suhteliselt anonüümsena, mis puudutab isiklikke detaile. Aga ma olen saanud nii palju ähvardusi, inimesed on ähvardanud mu koerad ära tappa. Sinu koerad? Minu koerad. Tead, nad on ähvardanud mind tappa, nad on ähvardanud teha asju mu emale. Need asjad, mida nad eitavad, et juhtusid 7. oktoobril, just neid asju ähvardavad nad mu emale teha. Aga see ongi alati irooniline, et nad ütlevad, Hitler oleks pidanud töö lõpuni viima. Ei, ta ei tapnud nii palju juute. Kumb siis on? See ongi alati nii. Nii et Michael, mis sõnum sul on inimestele, kes on endiselt kinni selles vihkamise pimedas kohas? Mida sa ütleksid? Vaata otse kaamerasse ja ütle inimestele, mida sa tahad, et nad ütleksid. Mida sa ise koged? Mis on sinu sõnum? Kui sa leiad end selle eesmärgi osalisena, eesmärgi nimel, mis rõhutab õiglust ja vabadust,
see on end sidunud iga ebademokraatliku türanliku režiimiga, olgu selleks siis Hadž Amin al-Husseini ja Hitler, Nõukogude Liit või maoliku Hiina režiim. Fidel Castro, Idi Amin, Omar Bashir Sudanist. See on end sidunud iga verejanulise režiimiga, sealhulgas muide ka Saddam Husseini režiimiga, mis gaasitas kurde ja tappis sadu tuhandeid iraanlasi keemiarelvadega. Ja sa pead endalt küsima, kummal poolel ajaloos sina oled. Sa pead lõpetama oma inimlikkuse ja kriitilise mõtlemise väljalülitamise, sest ma tean, et just seda sa teed, et selle eesmärgiga edasi minna. Kui sa pead pidevalt valetama, siis oled sa petis, sa oled kelm. Nii et astu sellest välja. Michael, sa oled imeline. Ma olen nii õnnelik, et sind kohtasin. Ja ma soovin sulle nii palju õnne. Ma tahan sind Iisraelis näha. Sa näedki? Et me saaksime ringi käia, saaksime vanalinnas ringi tuuritada. Sa võid tulla minu koju šabatiks ja tunda, et saad juudi rahvalt sooja kallistuse, sest sa teed nii imelist tööd meid kaitstes. Aitäh sulle, Michael. Ma armastan sind, Fleur. Aitäh.